Tere päevast teile kõigile! Mul on suur rõõm, et te olete võtnud nõuks vaadata seda tänast loengut ja tänase loengu teema on absoluutne seks ja vaba seks ehk mis on nende erinevus. Eelmisel korral me rääkisime vabadusest ja vastutusest. Rääkisime sellest, et vabadusel on 3 tunnusjoont. Esiteks, et vabadust ei ole väljaspool printsiipi. Teiseks, et vabadust ei ole ilma vastutuseta ning kolmandaks, et vabadust ei ole ilma saavutuseta. Vabadust ei ole väljaspool printsiip. Mis see tähendab? Tähendab seda, et vabad teod tulenevad vabast tahtest ja vaba tahe on inimese hinge väljendus. Inimese algne hing ei saa tegutseda väljaspool Jumala sõna ehk printsiipi. Järelikult vaba tahet ja vabasid tegusid printsiibist väljaspool ei ole. Ilmselge, et algse inimese vabadus ei kaldu iial printsiibist kõrvale. Inimene, kes tegeleb vaba seksiga, astub seksuaalvahekorda kellega tahes ja millal tahes. See võib näida väga vabastatud ja vaba käitumisena, kuid selline inimene muutub tegelikult vähem vabaks, kui sellise käitumise tagajärjed ilmsiks tulevad. Nagu näiteks soovimatu rasedus, tõsine nakkushaigus või psühholoogiline surve sidumata, kuid emotsionaalselt siduvate suhete tõttu panevad varem või hiljem selle inimese tundma end vähem vabana ja rõõmsana kui see, kes otsustas käituda moraali piirides. Vaba tahe ja vabad teod peavad käima käsikäes. Kui vabadus on olemas, aga inimesed ei järgi oma südametunnistust, ehk kui nad kasutavad oma tahtevabadust valede valikute tegemiseks, on tulemuseks kuritegevus, sotsiaalne kokkuvarisemine ja anarhia. Mida inimesed arvavad vabadusest tänapäeval? Doktor Sander Muun on öelnud selle kohta. Te räägite rahust, õnnest ja vabadusest, kuid millist vabadust te silmas peate? Mis on see vabadus, mida tänapäeva inimesed vabaduseks nimetavad? Vabadus, mis tähendab, et võib teha kõike, mida inimene tahab, milleni see välja viib. Sellel on piir. Tõelise vabaduse püüdlused nõuavad 3 asja. Põhjust tagajärg printsiibi mõistmist, oma tegude eest vastutamist ning heade tulemuste saavutamist, mis teevad õnnelikuks. Vaba seks ei tähenda vabadust. Vaba seks, see on seks väljaspool printsiipi. Vaba seks ei kaitse inimest, vaid muudab ta haavatavaks. Partnerid ei võta vastutust tagajärgede eest ning on pigem muutunud oma füüsiliste tungide orjaks. Vaba seks ei tee inimest vaimselt ja emotsionaalselt küpsemaks ja armastavamaks inimeseks. Vaba seks tähendab vaba armastuse akt. Ehk inimene arvab, et võib astuda seksuaalsuhetesse nii enne kui ka peale abielu. Partneriteks võivad olla mees ja mees, naine ja naine või üks mees ja mitu naist või üks naine ja mitu meest. See on saatana keskne armastuse akt. Mis on vaba seksi juur? Kui vaatan piiblit, siis piiblis on selline salm, Juuda 6:7. Ning et ta ingleidki, kes ei hoidnud kinni oma päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, säilitab pilkase pimeduse all jäädavas ahelas suure päeva kohtuni, nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need inglid ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tulekaristuse kandjatena. Selle piiblisalmi põhjal saame järeldada, et ingel langes pattu lubamatu seksuaalsuhte tagajärjel. Veel on piiblis kirjas selline
salm. Siis nende ehk Aadama ja Eeva mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat. Ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Selle põhjal võime järeldada, et Aadama ja Eeva seksuaalorganid olid nende patuste tegude vahendiks. Aadama ja Eeva, inimkonna esivanemad, said Jumalalt loomise järel vaid ühe käsu. See käsk ja õnnistus nõudis, et nad hoiaksid end seksuaalselt puhtana, kuni Jumal lubab neil abielluda. Kui sellest absoluutse seksuaalse puhtuse printsiibist mitte kinni pidada, on tee inimese iseloomu täiuslikkuse ja vaimse küpsuse poole suletud. Inimestena erineb meie loomus loomade omast. Kui me mõistame Jumala plaani teha meist oma lapsed, saame aru, et vale tee valimine on looja reetmine ja mäss tema vastu. See on enesehävituslik tee, mis viib meid hukatusse. Nii vaba seks kui ka homoseksuaalsus on selle mõttelaadi kõige äärmuslikumad väljendused. Jumal taunib sellist käitumist, samal ajal kui saatan kiidab seda takka. Paljud inimesed maailmas reedavad oma südametunnistuse ja järgivad oma kehalisi ihasid. Nad otsivad rikkust, loovad petuskeeme ja halvustavad teisi, kuid sellisel viisil kogutud vara toob neil lõpuks endale hädakaela ja kohtumõistmise. Millised on vaba seksi tagajärjed? Vaadake seda maailma, milles me elame. Inimesed on täielikus egoismi küüsis, ajades taga materiaalseid väärtusi. Nad on kaotanud igasuguse moraali väärtuse tunnetuse, on mandunud ning otsivad eneserahuldust. Justkui narkootikumidest ja vabast seksist oleks veel vähe, leidub isegi neid, kes tegelevad verepilastusega, mida isegi loomad ei tee. Ning kõnnivad endiselt uhkelt ringi. Maailmast on saanud koht, kus inimelajad käivad vabalt ringi, isegi peale naiste, vanaemade, emade, naiste ja tütarde rüvetamist. Maailm on muutunud kohaks, kus abikaasad vahetavad omavahel abikaasasid. Sellised teod on kahtlematult moraalihävingu tipuks ning kõige hullemateks patuse maailma tegudeks. Sellest maailmast on saanud põrgu maa peal, kus täiuslikust maailmast, mis kehastab Jumala loodu ideaali, võib ainult unistada. Vaatame mõningaid suguhaiguseid, mis tegivad vaba seksi tagajärjel. Eriti suurenesid suguhaigused 1990. aastatel. Vaatame neid ainult neist enamlevinumaid. Esiteks klamüüdia, mis võib põhjustada viljatust, vaagnapõletikku, teiseks gonorröa, kolmandaks inimese papilloomviirus, mis ei ole ravitav ning mis võib põhjustada vähki, näiteks emakakaelavähki. Edasi herpes, mis samuti ei ole ravitav, HIV ei ole ravitav, süüfilis. Paljud neist haigustest võivad kulgeda ilma sümptomiteta, mis tähendab, et inimene võib olla nakatunud, ise seda teadmata. 2024. aasta seisuga on maailmas HIV viirusse nakatunud 91,4 miljonit inimest, kellest veidi alla poole on selle tagajärjel surnud. Isiklikud ja sotsiaalsed probleemid on seotud seksiga väljaspool abielu. Seks väljaspool pühendunud ja püsivat suhet ei mõjuta ainult keha, vaid ka inimese sisemaailma, tema suhteid teistega, kogu ühiskonda. Kui suhe ei põhine pühendumusel ja vastutusel, võivad tekkida emotsionaalne tühjus, ebakindlus ja ärevus, võrdlemine ja rahulolematus, raskused sügava usalduse loomisel. Inimene võib hakata nägema teist inimest pigem füüsilise objektina. Võib kaotada võime kogeda sügavat ja püsivat armastust.
armastus ja seks eralduvad, mis võib viia sisemise konfliktini. Teiseks vaatame sotsiaalseid tagajärgi. Kui seksuaalsus ei ole seotud vastutusega, võib see mõjutada perede stabiilsust, laste turvalist kasvukeskkonda, usaldust inimeste vahel. Ühiskonnas võivad suureneda lahutused, purunenud suhted, üksindus ja võõrandumine. See ei ole ainult isiklik valik, vaid mõjutab kogu ühiskonda. Isegi kui haigusi ja rasedust suudetakse vältida, ei kao psühholoogilised ja sotsiaalsed tagajärjed. See tähendab, probleem ei ole ainult füüsiline, vaid seotud sellega, kuidas inimene kasutab armastust ja intiimsust. Šveitsi psühholoog Jean Piaget kognitiivse arengu teooria kohaselt arenevad lapsed ja noorukid konkreetsest mõtlemisest abstraktse ehk formaaloperatsionaalse mõtlemiseni. Suutmatus seosta seksi armastusega viitab madalamale egotsentrilisele või puhtalt füüsilisele arengutasemele, kus puudub võime mõista sügavamaid emotsionaalseid ja abstraktseid seoseid, nagu näiteks armastus ja pühendumine, mis on iseloomulikud kõrgemale kognitiivsele arengule. Lawrence Kohlberg on öelnud suutmatud mõtlema tuleviku seisukohast. Kohlbergi moraalse arengu teooria keskendub sellele, kuidas inimesed põhjendavad oma valikuid. Madalamatel moraalsetel tasemetel mõtlevad inimesed vaid hetke emotsioonidele või karistuspreemia vältimisele, olles suutmatud arvestama pikaajaliste tagajärgede või kõrgemate moraali põhimõtetega. Raskused hilisemates intiimvahekordades. Juudi päritolu Austria psühhiaater ja logoteraapia rajaja Viktor Frankl rõhutas tähenduse ja vaimsuse olulisust. Väljaarenemata süda tähendab siin emotsionaalset ja vaimset ebaküpsust. Kui seksuaalsus Viktor Frankl on öelnud, kui süda on välja arenemata, toob seks kaasa raskused hilisemates intiimvahekordades. Ta rõhutas tähenduse ja vaimsuse olulisust. Välja arenemata süda tähendab siin emotsionaalset ja vaimset ebaküpsust. Kui seksuaalsus on lahutatud inimese kui terviku ehk siis armastuse, vastutuse ja vaimsuse arengust, viib see sisemise tühjuse ja raskusteni tõelise intiimsuse saavutamisel. See on see psühholoogiline kahju, mida põhjustab abielueelne seks. Esiteks murtud süda ja kahetsus. Sügav emotsionaalne valu ja kurbus kaotatud läheduse pärast. Süü ja häbitunne. Inimene kaldub süüdistama ennast täiskasvanute tähelepanematuse või hüljatuse tõttu, tundes, et ta pole armastust väärt. Kängu jäänud areng. See seostub otseselt Jean Piaget teooriatega. Kui inimese emotsionaalsed vajadused on rahuldamata, võib see pidurdada tema kognitiivset ja sotsiaalset arengut. Hirm pühenduda kellelegi. Raskused usalduslike suhete loomisel täiskasvanu eas, kuna kardetakse uut haiget saamist. Ameerika pedagoog Thomas Likona rõhutab, et iseloomu ja intellekti arenguks on vaja turvalist ning armastavat keskkonda ning osutab sellele, mis juhtub siis, kui see arenguprotsess saab emotsionaalse trauma tõttu kahjustada.
edasi rikutud iseloom. Licona rõhutab, et iseloom ei arene tühjas kohas. Ilma suunamise ja armastuseta võivad lapsel kujuneda negatiivsed iseloomujooned nagu ebaausus või hoolimatus teiste suhtes. Raev. See pole lihtsalt viha, vaid sügav, sageli allasurutud vimm ja ebaõiglustunne, mis võib väljenduda ettearvamatu agressiivsusena. Depressioon ja enesetapp. See on kõige traagilisem tagajärg. See on lootusetuse tunne. Kui inimene tunneb, et ta pole kellelegi vajalik, võib see viia raske masenduse ja äärmuslikel juhtudel ka enesetapuni. Nooruk võib kaotada süütuse, kui on sunnitud liiga vara kokku puutuma täiskasvanute maailma valude ja keerukustega, ilma et tal oleks selleks vajalikku emotsionaalset küpsust või tuge. Hooletusse jäetud ja süütuse kaotanud nooruk ei saa nautida enam muretut noorukiga. Selle asemel, et maailma usaldada, hakkab inimene seda kartma või sellest pettuma. Kui puudub kindel eeskuju ja väärtushinnangud, kaob nooruki loomupärane siirus ja usk headusse. Milline on süütute ja süütuse kaotanud tüdrukute käitumismallid? Kõige drastilisem vahe on narkootikumide tarbimises, mis on seksuaalselt aktiivsete tüdrukute seas üle 6 korra levinum. Enesetapukatsed on mittesüütute rühmas enam kui 4 korda sagedasemad. Nii koolist lahkumine kui ka politsei poolt vahistamine on selles rühmas täpselt 5 korda tõenäolisemad. Räägime veel vaba seksi kultuurist. Naised on haavatavamad. Vaba seksi kultuuris võivad naised kanda suuremat emotsionaalset või sotsiaalset riski. On sunnitud nõustuma. Sotsiaalne surve käituda teatud viisil, et sobituda või olla populaarne, isegi kui see ei vasta inimese tegelikele soovidele. Keskendumine kehale. Sellises kultuuris nähakse partnereid pigem füüsiliste objektidena kui terviklike isiksustena. Puudub moraalne tugi. Ühiskonnas ei väärtustata piisavalt süütust ega traditsioonilisi väärtusi, mis võiksid noortele juhiseid anda. Probleemid tulevases abielus, mida tekitab abielueelne seks. Võrdlemine endiste partneritega. Varasemad kogemused võivad tekitada ootusi, mida praegune abikaasa ei pruugi täita, tekitades seeläbi rahulolematust. Truudusetus. Kui piirid on varem olnud vaba seksi suhtes madalamad, võib see mõne uuringu kohaselt suurendada riski truudusetuseks ka pikaajalises suhtes. Suguhaigused. Füüsiline risk, kus varasemast elust saadud infektsioonid võivad mõjutada tervist või viljakust ka hiljem abielus olles. Lahutuse suurem tõenäosus. Statistiline korrelatsioon, kus paljude partneritega inimestel on uuringute kohaselt suurem tõenäosus lahutuseks. Pornograafia. Seksuaalsisu tarbimine ja sellega seotud võimalikud sõltuvusprobleemid ning suhete jahenemine. Prostitutsioon. Seksuaalteenuste ostmine ja müümine abieluvälise tegevusega, mis võib kaasa tuua kuritegevuse ja ekspluateerimise. Vägistamine. Seksuaalne vägivald ühiskonnas, kus intiimsuhteid ei piiritleta abieluga. Väljaspool abielu sündivad lapsed. Mure laste heaolu pärast, kes ei sünni traditsioonilisse 2 vanemaga perekonda. Koduvägivald. Seotud ebastabiilsemate suhetega või purunenud perestruktuuriga. Perekonna purunemine. Abieluväline tegevus, näiteks truudusetus, on üks peamisi põhjuseid, miks perekonnad lagunevad. Ühiskonna liigne tolerantsus seksuaalsuse osas. Seksuaalne soov on kontrollimatu. Arvamus, et inimesed ei suuda oma tungidele vastu seista ja peavad neile kohe järele andma. Seksuaalsuse maasurumine on ebatervislik. See peegeldab levinud psühholoogilist vaadet, mis sai alguse Freudist,
et soovide allasurumine võib tekitada vaimseid probleeme. Seks väljaspool abielu on normaalne. See võtab kokku tänapäevase lääne ühiskonna hoiaku, kus abielu ei ole enam seksuaalelu eelduseks. Vaba seksikultuur lisaks julgustab ebaküpset röövellikku seksi. Ilma emotsionaalse pühendumiseta põhinevad suhted on pealispindsed ja keskendutakse vaid oma vajaduste rahuldamisele teise inimese arvel. Mehed ja naised kasutavad üksteist ära. Partnereid nähakse pigem kui vahendeid naudingu saamiseks, mitte kui väärtuslikke isiksusi. See rõhutab vastastikuse austuse ja sügavama sideme puudumist. Nüüd aga räägime absoluutsest seksist. Absoluutne seks, see on printsipiaalne, see kaitseb inimese vabadust ja valmistab rõõmu ja õnne. Partnerid vastutavad täielikult oma tagajärgede eest, ollakse truud üksteisele ja pühendumus muudab inimese sisemiselt vabaks. Absoluutne seks teeb inimest vaimselt ja emotsionaalselt küpsemaks ja armastavamaks inimeseks. Absoluutne seks, see tuleb kahest sõnast, absoluutne ja seks. Absoluutne tähendab, et see on unikaalne, muutumatu ja igavene. Seks tähendab seksuaalset suhet mehe ja naise vahel. Absoluutne seks on jumalakeskse armastuse akt. Seksuaalorgan, see on armastuse, elu, sugupuu ja südametunnistuse organ. Armastus on koht, kus armastus füüsiliselt väljendub. Elu, see on elu alguse allikas. Sugupuu, mis tähendab, et sünnivad lapsed, järeltulijad, uued põlved. Südametunnistus ehk kuidas me oleme oma seksuaalorganid kasutanud. Elu, sugupuu ja südametunnistuse palee. Seksuaalorgan ei ole midagi vulgaarset või pelgalt bioloogilist, vaid see on kodu kõigele sellele, mis on inimese jaoks püha. Seksuaalorgan, see on piir headuse ja kurjuse vahel. Inimese seksuaalkäitumine määrab tema moraalse olemuse. Kas ta järgib headuse teed, olles siis truu, või kurjuse teed, mis tähendab vaba seksi ja truudusetust. Lisaks on seksuaalorgan piir taeva ja põrgu vahel. Printsipiaalne seksuaalelu viib vaimse õnne tundeni, samas kui ebaprintsipiaalne käitumine põhjustab inimese vaimset hukku. Piir Jumala ja saatana vahel. Jumal toetab ja väärtustab absoluutset seksi. Saatan toetab ja väärtustab aga vaba seksi. Piir hea ja kurja inimese vahel. Seksuaalorgani õigesti ja vääralt kasutamine mõjutab inimese iseloomu. Piir elu ja surma vahel. Seksuaalsus võib olla uue elu allikaks, nagu näiteks perekond ja lapsed, või viia sümboolse surmani, vaimse tühjuse, haiguste, perede purunemiseni. Seksuaalorgan, see on inimese kõige olulisem kehaorgan. Koht, kus füüsiline ja vaimne maailm saavad üheks. Seksuaalne akt ei ole pelgalt kehade kokkupuude, vaid hetk, mil vaimne ja füüsiline maailm saavad üheks. Koht, kus füüsiline ja vaimne mina saavad üheks. Läbi õige ja puhta seksuaalsuhte saavutab inimene harmoonia oma keha ja hinge vahel. Seksuaalorgan on see, mis teeb mehest mehe, naisest naise, mis ühendab mehe ja naise. Seksuaalorgani omanik. Vertikaalne omanik on Jumal. Inimese seksuaalsus on loodud Jumala poolt ja on talle pühendatud. Mehe seksuaalorgani horisontaalne omanik on tema naine. Mehe seksuaalsus ei kuulu talle endale, vaid tema seaduslikule
naisele. Naise seksuaalorgani horisontaalne omanik on tema mees. Samamoodi kuulub naise seksuaalsus tema mehele. Seksuaalorganite erinevus ja kuuluvus. Mis on mehe ja naise erinevus? Nende kehad, sealhulgas suguelundid. Kellele on siis mehe suguelund absoluutselt vajalik? Mehe suguelund eksisteerib naise jaoks. Inimese suguelundid on kujult nõkusad ja kumerad. Miks need on sellise kujuga? Mõlemad võiksid ju olla teravad või mõlemad võiksid olla lamedad. Miks nad on erineva kujuga? Sest on mõeldud teineteise jaoks. Naine igatseb absoluutselt seda, mis on mehel. Mees igatseb absoluutselt seda, mis on naisel. Naise suguelund kuulub mehele ja mehe suguelund kuulub tema naisele. Seksuaalorgani omanik ja kasutuse printsiip. Saada üheks vertikaalse omaniku Jumalaga. Seksuaalelu peab olema kooskõlas Jumala tahtega ja pühitsetud. Peale kohtumist ja abiellumist horisontaalse omanikuga ehk abikaasaga. See on range reegel. Seksuaalsuhe on lubatud ainult abielus. Horisontaalne omanik on abikaasa, kellega ollakse võrdsed partnerid. Loa saamine seksuaalorgani omanikult. Kuna suguorgan kuulub abikaasale, tuleb suhetes alati arvestada partneri soovide ja tunnetega. Ainult seksuaalorgani omaniku jaoks. Seksuaalsus on eksklusiivne ja mõeldud vaid ühele inimesele, oma abikaasale. Tõelise armastuse alge tuleneb seksuaalorgani omaniku kontseptsioonist. Tõeline armastus on võimalik vaid siis, kui loobutakse isekusest ja tunnistatakse, et minu keha ja seksuaalsus on mõeldud minu partneri teenimiseks ja rõõmustamiseks. Absoluutse seksi tähendus. Armastus peale abieluõnnistuse tseremooniat. Seksuaalsuhe on püha alles pärast konkreetset vaimset abieluõnnistust. Armastus ainult mehe ja naise vahel. Armastus Jumala keskselt. Suhte fookuses pole mitte partnerite isiklik nauding, vaid Jumala tahte täitmine ja vaimne ühtsus temaga. Loominguline armastus. Partnerid saavad olla loomingulised absoluutses seksuaalsuhtes. Loominguline armastus. Armastus peab olema loominguline. Suhe ja selle intiimne pool peaksid olema elavad, arenevad ja pakkuma mõlemale poolele uusi kogemusi. See on suurim kingitus Jumalalt. See ei ole midagi häbenemisväärset, vaid looja antud kingitus. Armastus teeb mehe ja naise õnnelikuks. Suhte eesmärk on vastastikune rõõm ja rahulolu. Kui abikaasad on nõus, on meetod vaba. Abielu siseselt on partneritel vabadus ise otsustada oma intiimelu detailide üle, eeldusel, et valitseb vastastikune nõusolek ja austus. Loominguline armastus on seksuaalorgani omaniku heaks. Tänulikkus seksuaalse puhtuse eest. Kohtumisel abikaasaga väljendatakse tänu abikaasa seksuaalse puhtuse ja süütuse hoidmise eest. Tagasihoidlik ja austav suhtumine. Intiimsuhe ei tohi olla pealetükkiv ega isekas. Isegi abielus peab säilima austus partnerite piiride ja väärikuse vastu. Tõeline armastus elab partneri jaoks. Armastus on altruistlik. Seksuaalne rõõm tuleneb sellest, et soovitakse teha oma abikaasa õnnelikuks, mitte pelgalt enda vajaduste rahuldamisest. Tänulikkus, tagasihoidlikkus ja tõeline armastus. Need on 3 sammast, millel põhineb tervislik ja pühitsetud suhe. Valik ja tagajärg. Stephen Covey, Ameerika juhtimiskonsultant, on öelnud: meil on vabadus valida, mida me teeme või ei tee, kuid meil ei ole vabadust valida meie otsuste tagajärgi. Inimestel on vabadus valida vaba seksi ehk siis juhusuhete, abieluvälise seksi ja absoluutse seksi vahel.
paratamatud tagajärjed. Kui valitakse vaba seks, kaasnevad ka teatud tagajärjed, nagu näiteks riskikäitumine, sotsiaalsed probleemid, vaimne tühjus, isegi kui inimene neid tagajärgi endale ei soovi. Vastutus. Tark inimene teeb oma valikud mitte hetke emotsiooni najal, vaid mõeldes oma elule terviklikult ja pikas perspektiivis. Selline oli tänane teema, mis rääkis siis vabast seksist ja absoluutsest seksist. Tänan teid kõike kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral. Kõike head!